Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma teed meie tänase istungi, kus meil oli tegelikult, mis me esmaspäev kokku, et arutada siis hasartmängumaksu või seaduse muudatuste mõju. Ja siin on need muudatusi nüüd õige ohtralt tekkinud, eks ole, et saada aru, milline on siis mõju riigieelarvele ja laekumistele. Kutsutud on Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelin Liivamägi, Maksu- ja Tolliameti aktsiisiosakonna juhataja Ekaterina Nikitina ja rahapesu andmebüroo asejuht proua Laura Aus, kuna see puudutab ka siis neid rahapesu probleeme. Ja võib-olla ma alul küsingi siis proua Liivamäelt kõigepealt, et annaksin sõna, et milline on siis Rahandusministeeriumi prognoos praegu, et selle palju prognoositakse 2026. aastaks ja eelarvestrateegia perspektiivis kaughasartmängu maksu laekumist nüüd selle intentsiooni alusel, mida kavatseti eeldusena, et jõustub 5,5%. Ja palju siis Rahandusministeerium praeguse seisuga prognoosib selle tegelikkuseks kujunenud asjaolude kontekstis? Et proua Liivamägi. Jah. Et selle hasartmängumaksu seaduse viimase muudatuse, mis nüüd langetas maksumäära, mõju riigieelarvesse arvestatud ei olnud riigieelarvestrateegiasse, seda sellepärast, et sellist usaldusväärset ei saanud nagu usaldusväärselt hinnata, et kas ta siis langeb või tõuseb, et kuna siin olid nii diametraalselt erinevad mõjuhinnangud. Ja sellepärast on eelarvestrateegias maksulaekumine prognoositud nii, nagu seda maksumuudatust poleks olnud, et 2026. aastal on hinnatud 26,6 miljonit siis kaughasartmängust ja 2027. aastal umbes 28 miljonit ja niimoodi edasi, et see eelnõu ei muutnud. Kogu hasartmängutulu oleme planeerinud 2026. aastal 66 miljonit, 2027. 69 miljonit. Ja kui nüüd on teemaks see, et see kahetsusväärne viga, mis seaduseks sai, et kaughasartmängu õnnemängul maksumäära praegu pole, siis kaughasartmängu maks maksavadki õnnemängude korraldajad ja praegu praktikas ja nende kuine keskmine maks, mida nad maksavad, on umbes 2 miljonit. Ehk et siis 2 miljonit kuus on meil siis selle vea hind. See, kui palju lõpuks aasta kokkuvõttena jääb siis laekumine miinusesse või plussi, selgub siis, kui aasta läbi on, aga see on nagu selline esmane sisend. Aitäh. Ja ma küsin siis rahapesu andmebüroolt, et kas teie praegu seisukohad, mida te ka esitasite 4. novembril vist, eks ole, Riigikogule seoses kaughasartmängumaksu muudatustega, et teie hinnangul milliseid rahapesuriske siis, mida parlament ei arvestanud, mis siis veel üles jäid seoses selle kaughasartmängumaksu teemaga, et mida tulevikuvaates tuleks silmas pidada või kas see muudatused ka rahapesuriskide maandamise koha pealt võivad mõjutada teie hinnangul ka siis seda kaughasartmängumaksu ettevõtete tegevust siis Eesti litsentside alusel, arvestades seda, et ka see analoogia, millele on viidatud Eesti mudelist, mis eesmärgiks on seotud, on Malta kaasus. Aitäh sõna eest. Et meie seisukoht riskide osas ei ole muutunud, et juba enne seda eelnõud rahapesu andmebüroo tõi välja, et kaughasardisektor suureneb meil aastast aastale ja märkimisväärselt. Et kui aastal 2022 oli meil 29 korraldajat, 23 34 korraldajat, 24 42 korraldajat ja 25 58 korraldajat, et siis kasv on protsendiliselt tegelikult märkimisväärne. Aga praegu see, et see maks laekumata jääb rahapesu andmebüroo tööd ei mõjuta, kaugkontrolle me saame edasi teha
ja need riskid, et me kohapealset kontrolle ei saa teha, kuna ettevõtted ei ole kohapeal, need riskid jäävad ikka meile üles, aga seda arvestati ka siis eelnõu kirjutamisel, et need riskid üles jäävad. Arusaadav. Ja ma annaksin sõna Maksu- ja Tolliametile, et küsida seda, et kuidas aktsiisiosakond, et kuidas siis, loomulikult ei saa reeta maksusaladust ja seda ei küsigi siin, meil on avalik istung, eks ole, aga niivõrd, kuivõrd teil maksusaladust mitte reetes, et siin on deklaratsiooni vormis avalduse on teinud Eestis, ütleme siis tegutsevad hasartmänguettevõtted, nemad kuidagi vabatahtlikult maksavad seda raha tagasi või on lubanud seda teha. Et kuidas see realiseerub, on siis nende nii-öelda kavatsuse küsimus, et kui palju siis sellest 42 litsentsi saajast või üle 40 vist litsentsi omanikke, kui palju maksutulu mõttes, mida me kõneleme 2 miljonit, proportsioonina palju siis see osa on Eestis tegutsevad, kes on siis selles samas hasartmänguettevõtete liidu või seltsi liikmed ja kui palju siis proportsioonina on kolmandates riikides kontoreid omavad ettevõtted või tegutsevad ettevõtted, et kas te seda proportsiooni oskate öelda ja kas te nüüd, ma saan aru, et jaanuarikuu jooksul mingit maksulaekumist ei ole, et see on kuidagi kuudeklaratsioonide põhine, et olge hea, Maksu- ja Tolliameti vaade. Aitäh, tere! Alustame esimesest küsimusest. Proportsioon on umbes selline, et 41 ettevõttest umbes pooled on siis Eestis registreeritud ettevõtted ja umbes pooled on siis teistes riikides registreeritud ettevõtted ja maksutulu on ka umbes 50-50. Et kui vaadata siis eelmise aasta laekumise summa pealt. Ja siis vastus teisele küsimusele, et maksutulu on meil täiesti kuine ja deklaratsioon esitatakse 15. kuupäevaks eelmise kuu kohta. Ehk siis kui me räägime jaanuarikuust, siis jaanuarikuu kohta esitatakse deklaratsioon 15. veebruariks. Arusaadav. Ja teie väljastate, Maksu- ja Tolliamet väljastab neid lubasid ka, eks ole, ettevõtetele? Just. See ongi meie roll ja selle jõustunud muudatusega see ei muutu ka, kuigi lisandus ka eraldi roll Rahapesu Andmebürool. EMTA jääb ainsaks ühtseks selliseks kontaktpunktiks, kes siis tegevusluba ja ka korraldusluba väljastab, aga mis puudutab tegevusluba, siis me ei saa enam tegevusluba väljastada juhul, kui Rahapesubüroo ei ole oma kooskõlastust sellele andnud. Aga mul on küsimus, võib-olla siis läheme siis komisjoni liikmeteks küsimused, oleme esialgse informatsiooni loonud, et proua Liivamägi, et siin on eelnõu algatajad on öelnud või Tanel on ka meil liinil, et ma ei taha sõnu suhu panna, aga ma olen aru saanud, et nii-öelda tavahasartmängu maksu-muudatused, mis tegelikult ka paketina võeti vastu, et need tulid nii-öelda pigem Brežnevi pakina, sellest jätame selle kaughasartmängu ja netikasiinod kõrvale, et ja seal oli ka muudatusi, mis olid seotud muu hulgas näiteks nendel kinnistutel, kus on siis koolid või huvikoolid, et seal on võimalik siis hasartmänguga tegeleda, juhul kui sissepääs sinna kinnistule on siis üks kinnistu, siis muidu ei ole võimalik kinnistule siseneda. Et mis kavatsus või mis see mõttekäik oli või kelle ettepanekuid see esindas proua Liivamägi, et kuidas sellise idee Rahandusministeerium nagu sai või kus te kuidagi, mis on see praktiline probleem, mida nüüd parlament lahendas sellega, et ta selle jõustas? Selles osas, et hasartmänguseadus vajab muudatust, oli meil väljatöötamiskavatsus olemas eelmisel aastal alguses, see oli turuosaliste juures käinud arvamusi kogumas ja sealt tuligi välja siis selline ajas tekkinud probleem, et hasartmänguseadus oli tõesti reegel, et ühel kinnistul ei või siis olla nii-öelda nagu hasartmängu kohta ja kooli. Aga kaubanduskeskuste arengus oli toimunud olukord, kus
kasiino kõrvale oli lubatud kool, et keelatud oli kooli kõrvale kasiinot teha, aga kasiino kõrvale kooli ei olnud keelatud teha. Nii et võtame näitena T1 kaubanduskeskus, eks ju, kus oli ka siis hasartmängu korraldamise koht. Oma ümberkorralduste käigus lubas sinna huvikoolid ja niimoodi oli tekkinud siis olukord, kus ühel kinnistul olid ikkagi hasartmängu kohad ja koolid. Ja kui nüüd ütleme siis selle koha üürileping kasiinol läbi hakkas saama, tekkis olukord, kus mitte mingil moel ei olnud võimalik jätkuda siis sellisel olukorral, et nad seal ühes kaubanduskeskuse kinnistul on. Ja me arutasime seda siis kohalike omavalitsustega, et kuidas seda olukorda lahendada ja pakkusime siis eelnõu muudatusena välja olukorra, kui seal sellises kaubanduskeskuses juba niisugune olukord nagu on. Kasiinosse on võimalik sisse pääseda ainult teistest ustest kui siis kaubanduskeskusesse. Kaubanduskeskuse sees selle kasiino kohta reklaami ei ole, et siis on võimalik, et kohalik omavalitsus annab sellele kasiinole ka seal kaubanduskeskuses õiguse, eks ju, toimetada. Ja selliselt me selle ettepaneku tegime ja selliselt ta niimoodi seadusena vastu võeti. Arusaadav, et see oli tulenes siis sellest, et T1 saaks jätkata kasiino. No mitte ainult T1, kõik kaubanduskeskused, kus arengute käigus oli läinudki olukord selliseks, et nagu ma ütlesin, et kooli kõrvale kasiinot ei võinud teha, aga kasiino kõrvale kooli võis teha. Aga see muudatus puudutaski ainult kaubanduskeskusi, et kõik, mis on kaubanduskeskuste väline, siis säilib varasem olukord, et ühele kinnistule kooli ja siis sellist hasartmängu kohta teha ei või. Arusaadav, aga ma küsin seda üle täpsustuseks, et kui see T1-st tõukus see probleem, et ma tõttu öelda T1-s praegu, vähemalt nende kodulehelt ei leia kasiinot. Mis kasiino seal praegu tegutseb, et? Võib-olla mul oli siis vale näide, ühesõnaga, et... Ma vaatan T1 lihtsalt, kui nende kodulehelt ei ole, peaks olema vist toodud ära siis, et ta meelelahutuse all või, eks ole, spordi all vist. Võtame mis iganes teise kaubanduskeskuse, Ülemiste, Kristiine kaubanduskeskus, eks ju, et T1-l on need mängukohad seal või et rentnikud ajas muutunud ka, see on selline pikemalt kerinud küsimus nii kohalike omavalitsuste kui hasartmängu korraldajate vahel. Arusaadav, et siis on tegelikult selles keskuses, et mõte on selles, et selles keskuses oleks võimalik nii lasteasutusi, koolieelsed lasteasutusi, gümnaasiume ja siis põhikoole pidada ja kasiinosid pidada siis ühel kinnistul. Et see oli siis see mõte ja vastasel juhul kasiinoettevõtted, kui seal tegutsevad need haridusasutused paralleelselt, kasiinoettevõtte ei oleks saanud luba pikendada. Et see oli siis nii-öelda vastutulek nendele mingitele kasiinoettevõtjatele, kes siis juhtisid tähelepanu, et muidu nad peavad selles keskuses poe sulgema, ilmselt on see ka siis huvi oli, eks ole, keskusomanikel, eks ole, rentida välja kasiinodele need pindasid. Ja eks kui me vaatame, et kus niisugust kohapealsetest mängukohtadest, olevatest mängukohtadest maksutulu tuleb, siis eks nendes kaubanduskeskustes on need maksumaksjad ja võtsime arvesse ka seda, et me siis olukorda päris pea peale ei pööraks, vaid et jätkub siis see olukord, kuhu nende kaubanduskeskuste areng oli jõudnud. Arusaadav. Aga mis see põhjendus üldse on nende piirangute kohta, et kooli haridusasutus ei tohiks olla kasiinoga ühel kinnistul? Mis see varasem põhjendus siis oli tegelikult? Mis see legitiimne nii-öelda ettevõtlusvabaduse piirang seal üldse oli või mis seda tingiks?
No see oli ikka see, et vältida siis noortele hasartmängu sõltuvuse teket, et ei oleks niisama lihtne kohe, ma ei tea, huvikoolist või koolist koju tulles, kooli minnes, siis lasta ennast ahvatlustel kaasa viia, eks ju, ja minna hasartmängu mängima. Aga kuna nendes kaubanduskeskustes on, selle käigu tee peal, mida noor läbib, ei ole seda hasartmängu kohta, vaid sinna tuleb siis nagu eraldi spetsiaalselt sisse minna, seal kontrollitakse siseneja vanust, et ei ole niimoodi, et igaüks vabalt käib läbi, siis sellistes suurtes kaubanduskeskustes risk, et nüüd see hasartmäng nii väga ahvatleb, seal pole seda sellises mahus riski kui näiteks tavalise kooli kõrval kasiino ülesseadmine. Arusaadav. Aga proua Liivamäe, ma küsin, te ütlesite, et toimusid muudatused maksumäärades, aga Rahandusministeerium jättis maksude laekumise prognoosi samaks, kuna prognoosid või stsenaariumid olid vastandlikud. Ja. Et ma küsin nüüd seda, et üle täpsustada, et varem kehtinud süsteemi alusel oleks kaughasartmängu maksumäär kerkinud, eks ole, 7% 2027. aastal. Ja selle pinnalt on tegelikult siis riigieelarve strateegiasse arvestatud hasartmängu maksu laekumine. Ja nüüd maksumäära alandatakse intentsiooniga siis, et see võiks kaasa tuua turu käitumusliku muutuse kaudu oluliselt maksutulu kasvamise, aga kumba pidi siis Rahandusministeerium prognoosib? Mis Rahandusministeerium prognoos on? Et teil on ju sõltumatu prognoos, vähemalt on õige, peab olema, prognoos on sõltumatu, mis põhineb teie analüütilisel ekspertiisil, eks ole, majandustrendide kohta, kus maksutulud on, et kõikide kohta võib öelda, et need on vaieldavad ka, ma ei tea, piirikaubandus, alkoholile, mis iganes ongi vägagi poleemiline olnud, ka turuosalistel on oma vaated ja nõnda edasi. Et aga mingisugune prognoos peab olema aluseks. Et praegu ma saan aru, et aluseks ei ole mingit prognoosi, olgugi, et muudatused on toimunud, jätame nüüd selle nullmäära arvestuses ära, see on niisugune kollateral, eks ole. Et mis prognoosid on vastandlikud, et kui ma küsin nõnda, et te ütlesite, et katsume tuletada seda, et mis on need vastandlikud prognoosid, mis on segaduse tekitanud? Vastandlikud on siis Rahandusministeeriumi hinnang ja eelnõu algatajate kasutatav prognoos, mille Arenguseire Keskus tegi. Meie hinnangul me lähtusime konservatiivsest lähenemisest. Me ei paista sellisel hulgal uusi tulijaid, neid peaks siis olema rohkem kui siiamaani keskmiselt on neid tulijaid tulnud umbes 2 korda sama palju kui siiamaani, et katta siis miinust, mis tekib kõigile olemasolevatele loaomanikele läbi selle, et neile maksumäär võiks ju langeda. Nii et meie hinnangul võiks selle aasta laekumine olla umbes 6 miljonit väiksem kui eelarvestrateegias planeeritud. Arenguseire Keskuse hinnangul võiks olla mitukümmend miljonit või isegi veel rohkem täiendavat laekumist. Ja seepärast siis eelarvet strateegiat tehes jäeti praegu need prognoosid arvesse võtmata, et saame selle aasta ettevõtete käitumise pealt hinnata, et kas on vaja korrektiive teha. Ma täpsustan üle, et kui olid 2 vastandlikku, et teie Rahandusministeerium prognoosib 6 miljonit allapoole, siis oleks pidanud ju, kui Rahandusministeerium ise prognoosib, siis oleks pidanud ju 2026. aasta eelarves olema seal ju 6 miljonit eurot väiksem see summa. Et miks siis seda summat ei vähendatud selle loogika järgi, kui maksumäär vähenes ja Rahandusministeeriumi enda prognoos ütleb, et see ei laeku nii täis. Et selles mõttes, et see nii-öelda kirikeset küla rajaneb ju tegelikult varasemal olukorral, kus oli maksumäärad on muutunud, eks ole. Et ütleme, kas on õigus mitte seda sisuliselt avamata härra Teini eelnõu, eks ole, aluseks oleval analüüsil või teie analüüsil, aga kindlasti ei saa ju jääda peale muude karakteristikute alusel olev, saate aru mõttest, eks ole, kui see vana olukord, mis muudab ju, mitte kardinaalselt, aga olemuslikult seda. Et kui miski vale on, siis saab eeldada ju see baasloogika, et jääb kehtima maksutulu, mis on vana siis prognoosi järgi tehtud.
No selline oli analüütikute hinnang, et nad ei ole valmis seda muutma, et see, mis nagu kehtima jääb, on siis justkui 2 prognoosi nagu keskmine, et ütleme, et meie vaates isegi kui jätta samaks, on juba niisugune positiivne stsenaarium arvesse võetud. Aga et prognoosi tegemisel analüütikud oma parima teadmise ja kvalifikatsiooni tasemelt hindavad ja nemad leidsid, et seda pressis planeeritud maksulaekumist ei ole praegu võimalik muuta ja seda saab alles siis teha, kui nüüd see seadusemuudatus on mingi aja jõustunud. Nii, Anti Allas. Aitäh, et küsin, et kas nende prognooside erinevuste graafikud ka mingil hetkel kohtusid või nad jäidki liikuma eri trajektoori, nii kui vaadata 2, 3, 4 aastat ette? No mingi hetk nad ikka kohtuvad, et kui meil oli miinus ja siis Arenguseire Keskusel oli pluss, siis eelarvestrateegias niisugune tavapärane hasartmängu kasvutulu on ikka planeeritud. Aga mul niimoodi, et kohe mingid pikem prognoos, et võib-olla ta ei käivitu nii ruttu, et võtab veidike aega, et ma mõtlen selles suhtes, et hetkel eksperdid näitavad nagu kõrgemat kasvu, kiiremat kasvu, aga äkki mingil hetkel need teie prognoos, nad lõikusid või ei lõikunud, need graafikud. Et näiteks 3 aasta pärast, kas te vaatasite ka mõned aastad ette? Ma niimoodi ei oska kohe öelda, et millal ja kus need graafikud lõikusid, et võime neid kõrvutada ja siis vaadata. Aga Arenguseire Keskusel oli mitu erinevat stsenaariumi, et väga positiivne, vähem positiivne, et vastavalt sellele need lõikumiskohad erinevad ka. Nii, proua Ingerainen. Ja aitäh. Ma tahtsin kasutada juhust ja küsida Rahandusministeeriumilt, et sissejuhatuseks minu arust see on nii absurdne selline moodus oli üldse kultuuri ja sporti rahastada. Et ma saan aru, et see tehti aastaid tagasi ja siis olid omad kaalutlused. Aga kas praegu nagu pikemas vaates on plaanitud mingit muutust, et kuidas võiks ja kuidas oleks mõistlik nagu kultuuri rahastada, et kus sellest raha leida, et siinkohal tervitused etenduskunstniketele, et info mõttes Johan Rosenberg ja Netinüganen jälle veebruaris toovad uue etenduse Berliinis nagu, ja ma olen seda protsessi lähedal oleva isikuna nagu näinud, et kogu see taotlemine, kogu see järjepidevuse nagu hoidmine, et kas nagu on mõttes või kuskil plaanid, et kuidas nagu tegelikult me seda kultuuri saaksime säilitada ja edasi kanda ilma nagu siukse praeguse mudelita. No ega kogu kultuurirahastus ei käi ainult hasartmängumaksu arvelt, et siit läheb umbes nagu pool laekumisest kultuurkapitali, aga Kultuuriministeeriumi valitsemisala saab ikka palju rohkem raha kui ainult hasartmäng, aga eks selline maksu sihtotstarbeline kasutamine on riskantne, eks ju, mida praegune juhus ka nagu näitas, et kui maksutulu tõuseb, on kõik väga hästi, aga kui see üks hetk langeb, siis langeb ka kohe, eks ju, selle rahakoti suuruse, kes siis sealt sihtotstarbeliselt raha sai. Et praegu minu info alusel ei ole plaanis seda lahendust muuta, et jätkub siis samamoodi, et pahede arvelt siis rahastatakse ühiskonnale positiivsemaid tegevusi, ehk et läheb kultuuri ja spordivaldkonda ja Kultuuriministeerium kogu oma valitsemisala raames siis saab üldisest maksutulust, nii nagu valitsus ja Riigikogu on kokku leppinud. Ja aitäh, mulle lihtsalt tundub, et nendel noortel andekatel väga palju muid variante ei ole. Nii, aga Anti. Ja, aitäh. Et kas teil on nagu ministeeriumil ka mingi stsenaarium olemas, et kui nüüd raha laekub vähem, et eriti kui nüüd see erakorraline vähem laekumine tuleb, et millisel hetkel ja millisest fondist või kuidas te kavatsete ümber tõsta neid vahendeid, et kas siis jääbki kultuuri valdkonnas vähemaks raha või on plaanis, on olnud arutelu ka ministeeriumis, et sinna kuidagi mujalt raha saada?
No ministeerium ei saa lihtsalt raha niimoodi ise ümber tõsta, et praegu see risk on, et kui peaks hasartmängumaksu laekuma, siis pigem meie prognoosi kohaselt ehk vähem, siis on ka Kultuurkapitali rahastus väiksem, kui nad olid prognoosinud ja mis see Kultuurkapitalil on muidugi väga suur risk, sest et oma lepingut, no ütleme 60% sellest rahast, mis Kultuurkapital saab, läheb ju nii-öelda betooni ehk et ehitustesse, see on juba lepingutega kaetud. Ühesõnaga, et Kultuurkapitalile võib kindlasti sellest probleem tekkida. Et no siis peab valitsus otsustama, et kas nad tahavad seda probleemi lahendada mõne muu maksutulu arvelt Kultuurkapitalile täiendava eraldise teha või siis mitte. Aga meie ministeeriumis saame ja me teemegi, me jälgime, kuidas maksutulu laekub ja vaatame, kuidas uusi loataotlejaid tuleb. Ehk et pakume siis seda analüütikat, et milline see pilt on, et valitsusel oleks siis info, mille pealt otsuseid teha. Nii, aitäh. Ma küsiks nüüd Maksu- ja Tolliameti esindajatelt. Et siin on eelmise aasta kevadel tegelikult Investigative Europe väljaanne avaldas või siis tegi oma uuringu, kus oli puutumuses ka siis tähendab Eesti litsentsiga ettevõtted ja siin oli tegelikult osundati siis, ja ma tsiteerin ajalehte, et äriseosed, mis viivad ka kurikuulsate Valgevene Venemaa ärimeeste ning otsapidi isegi Vene luurajani. Et kas Maksu- ja Tolliamet nende litsentside hindamisel on sellega tutvunud, ütleme selle informatsiooniga, kas see informatsioon oli relevantne sellele Investigative Europe'il ja kas te olete mingeid meetmeid ka ette võtnud sellise seltskonna tegevuse osas? Võimalik, et see ei vasta tõele, eks ole, aga ajakirjanduslik uurimine võib olla nii, aga vähemalt need olid isikute nimed, tegelikult kasusaajad, ka konkreetsed nüüd äriühingud ja need veebiplatvormid, kus nad siis on taotlenud oma litsentsiga, et kus need mängupõrgud asuvad veebis, et need on tegelikult vähemalt avalikkuse ees on. Et kas Maksu- ja Tolliamet oskab kommenteerida? Kahjuks sellist infot me väljastada ei saa, kuna tegemist on konkreetsete isikutega, küll aga ma saan kommenteerida, kuidas meie üldised protsessid käivad. Et tegevusloa taotlemisel, ja see on selline esimene samm, et üldse hakata hasartmängu korraldamisega tegeleda, tegevusloa taotlemisel me kontrollime ka isikute usaldusväärsust ja nende tausta ja muu hulgas ka seoseid. Ja juhul, kui seal tekib kahtlusi, siis muidugi meil on õigus täiendavat informatsiooni küsida. Kui nüüd on tegevusluba ja korraldusluba väljastatud ja tulevad välja kahtlused, siis me ei saa puhtalt kahtluse peal tugineda selleks, et näiteks tegevusluba või korraldusluba ära võtta. Ehk et seadus näeb ette konkreetsed kindlad alused, millistel puhkudel meil on võimalik tegevusluba kehtetuks tunnistada ja nendeks on jõustunud kohtuotsused. Nii et oletuste, kahtluste pealt enda otsuseid teha ei saa. Jah, kahtluste pealt ei saa, aga kuidas ma siis nüüd ütlen, kahtlusi küsimus saab ju kummutada, eks ole, et kas siis kahtlus on see versioon või probleem, mis on püstitatud meedias, et kas see vastab tõele või mitte, et kas te seda olete hinnanud? Või ma küsin Rahapesu Andmebüroolt, et võtame konkreetselt, et 25. Popimast kasiinost 4 tegeliku kasusaaja, ma tsiteerin nüüd ajalehte, eks ole, on äriregistri andmetel Valgevene kodanik Potšarnikov, tema omanduses on Sakartilo LTD, mis opereerib Eesti litsentsi all veebikasiinosid, aga Küprose äriregistriks on Potšarnikovi asemel mainitud Sakartilo omanikuks hoopis Chrysantinos Christododolou. Et mu küsimus nüüd on, et kas siis Rahapesu Andmebüroo on uurinud, et kas siis Chrysantinos Christododolou ja kuidas tema sai siis Küprosel Sakartilo omanikuks, kui tegeliku kasusaajana on kirjas hoopis Valgevene kodanik Potšarnikov ja vähemalt ajalehe järgi on tegemist
reastatud 25 popimast kasiinost 4 tegeliku kasusaajaga. Väga suure mõjuga järelikult see turu osa, aga oskab rahapesu andmebüroo selle konkreetse juhtumi kohta näiteks öelda? Ma siinjuures selgitaks, et rahapesu andmebüroo on teinud järelevalvet hasartmängu korraldajate üle juba pikemat aega, aga selle järelevalve eesmärk on ennekõike vaadata, et kas neil on süsteemid olemas, et rahapesu tõkestada või terrorismi rahastamist. Nüüd see, et uue seadusega lisandus rahapesu andmebüroo sinna kooskõlastusringi, see praegu kehtib sisuliselt ainult uutele taotlejatele, kuna teistel praegu olemasolevatel taotlejatel on õigus ennast korda viia nii-öelda uute seaduse nõuetega, rahapesu tõkestamise seaduse nõuetega, selle tegevusloa raames aasta 2027 keskpaigaks, ehk siis neil on aega ja senikaua, kuni nemad ei tule, ei ole meil õigust küsida. Ehk siis meil on käed seotud selliseid analüüse praegu tegemast. Nii et need, mis siin tegelikult siis, kuidas ma küsin, et seadus on nii konstrueeritud, et praegu rahapesu andmebüroo tegelikult neile sisuliselt hetkel kehtivas olukorras ligi ei pääsegi siis selle kontrollimiseks? Mitte jah, tegelike kasusaajate ja nende suhtes mitte, ainult siis süsteemid ja siis vastavuskontrolli raamistikud. Aga mu küsimus on selles, et siin on, aga kas siis rahapesu andmebürool on informatsiooni või teil on, ütleme, antud juhul need ebaseaduslikult tegutsenud Saksamaal veebikasiinode võrgustik SoftSwiss, mille kohta tõi ära olulise informatsiooni Bayerischer Rundfunk, et siis tegelikult selle puhul on selle tegelikult kasusaajad või sellega teotud isikud on Montik ja Jakanau Valgevenest ja tegelikult kes olid Eestis tegevusloa omanud Kingswinni varasemad tegelikult kasusaajad ja nüüd on vormistatud või vähemalt on tegelik kasusaaja grusiinlanna Gugeshashvili. Et ja väidetavalt siis on SoftSwissi kaudu ka äriseos Montiku ja praegu Venemaal ja Valgevenes edutava Vene luuraja Jan Marsaleki vahel. Kas seda niisugust informatsiooni on rahapesu andmebüroo vaadanud või hinnanud? Sest me tegelikult need maksualandused on ka sellele isikute ringile laienevad, et küsimus niisugusele seltskonnale, eks ole. Väga kirju, ütleme, eksootiline seltskond ma nimetaks, võib nii öelda. Kõlavad väga kõrge riskiga riigid tõesti ja isikute nimed ja nende kõrge tasemelisus, aga seda, kas nüüd rahapesu andmebüroo kui rahapesu andmebüroo core function ehk siis teadete vastuvõtmine, analüüsimine, seda osa ma paraku kommenteerida ei saa, kuna me ei saa öelda, kas meil neid teateid sisse on tulnud või mitte, et kui me neid on, siis need on analüüsitud, kui on vajadus olnud, siis on uurimisasutustele edastused tehtud. Küll aga ma mainiks ära, et hoolimata sellest, et tegemist on kõrgriskiga riikide kodanikega, kui nad kriminaalid ei ole, siis ega ma ju neid takistada ei saa. Kui rahvusvahelist sanktsiooni nende suhtes kehtestatud ei ole, et nad ei tohi omada ettevõtet Euroopas, siis me neid takistada ju tegelikult ei saa. Aga te taotlesite Riigikogult ütleme, kui ma lugesin läbi rahapesu andmebüroo tegelikult kirja, siis te taotlesite täiendavat panust, mis puudutas ka litsentside äravõtmist, täiendavat pädevust, eks ole, kõrgendatud nende riskide puhul. Aga Riigikogu ei pidanud tarvilikuks selle pädevuse andmist rahapesu andmebüroole. Kas te endiselt olete selle seisukohal, et seda pädevust võiks anda? Jah, oleme seisukohal, et praegu meil tegelikult ju leeveneb olukord. Kui me võtsime 2012. aastal kehtinud reegli puhul on praegu, ma saan aru, leevenemine aset leiab või? Ta ei ole otseselt leevenemine, mis teeb selle olukorra nüüd järjest aastatega riskantsemaks on see, et kasiinod on läinud veebi ja veebi kaughasart on just see, mida me näeme, mis on kõrge riskiga, et need kohapealsed hasartmängu korraldajad võib-olla ei olegi nii kõrge riskiga.
Ja noh, riski teeb ka suureks see, et kui me oleme harjunud, et maapealsete kasiinodega, kes viibisid Eestis, siis need kaughasartmängu korraldajad ei viibi Eestis ja tõesti nad võivadki kolmandatest riikidest tulla ja kolmandates riikides on hoopis teistmoodi omandistruktuurid üles ehitatud, nagu trusteed, advokaadid ja nii edasi, et see teeb olukorra riskantsemaks ja läbipaistmatumaks. Ma vaatasin, et Ekspressis edastati, artikkel oli suvel ilmus, kus viidati ka rahapesu IT-süsteemide tõkestamisega tegelevatele ettevõtetele, et kaughasartmängu süsteeme kasutatakse rahapesuks seoses telefonipettustega. Kas rahapesu andmebürool, ütleme, on niisugust rahvusvahelist võrdlevat informatsiooni olemas, et otse need telefonipettused, mida meile inimestele tehakse, eks ole, või lingid, kus arvutis avatakse, et selle rahapesuskeemides on tegelikkuses siis just nimelt kaughasartmängu ettevõtted tegevad, et millele see väide põhines ajakirjanduses? Tegelikult see, kuidas raha on võimalik pesta hasartmängu korraldaja juures, neid tüpoloogiaid on avaldatud kordades ja kordades, need on väga huvitavad skeemid, aga kuidas need skeemid välja näevad siis? Lepitakse kokku, et üks kaotab, teine võidab, pannakse korraks sisse, võetakse uuesti välja legaalselt, kõige lihtsamad viisid terrorismi rahastamiseks, kuidas liigutatakse ühest kasiinost teise kasiinosse, rahasid kasutatakse näiteks nagu maksete edastuseks näiteks. Aga kuidas Eesti seda kontrollida saab rahapesu puhul, kui ettevõte ei asu Eestis, kui ta asub kuskil maakera teises otsas on, eks ole, see nii-öelda serverid ja nõnda edasi kogu tegevused. Kuidas te siis seda tegevust saate üldse kontrollida? No kui eelnõu oli, eks me tõime seda ka välja, et selliste väga kõrge riskiga ettevõtete puhul on kõige efektiivsem kohapealsed kontrollid, et minna koha peale, süsteeme koha peal vaadata. Nüüd nende isikute puhul peaksime me siis sõitma kas Curaçaole või Küprosele, et vaadata, kuidas nende süsteemid toimuvad, et kindlasti see järelevalve võib-olla, kuna neid kohapealsed kontrolle on keeruline teha, ei ole nii efektiivne, aga see ei tähenda seda, et me ei saa neile kaugkontrolle teha, ehk siis küsida küsimusi, täiendavaid dokumente, vaadata nende süsteeme siis kas või paberi peale, et kas nad tõkestavad ja kas nad vastutavad selle eest. Oho. Aga mul on küsimus Maksu- ja Tolliametilt, et kuidas see tegelikult siis kontroll välja näeb, et nende ettevõtete puhul, efektiivne kontroll, et üldse aru saada, et mis see käive siis on, et kuna käibe pealt on maks, eks ole, et kui nad Eestis ei asu, siin oli Curaçaol või ma ei tea, kus Kaimani saared või nõnda nad on, või Mumbais, et füüsilise tegevus või server, et kuidas see välja näeb teie poolt, kuidas te seda kontrollite üldse, et saab öelda, et just nimelt see käive oli, ma ei tea, seal 20 miljonit või 80 miljonit eurot? Aitäh, ma täpsustan, et maksu ei maksta mitte käibe pealt, vaid tehtud panuste ja võitude vahepealt. Okay. Ja need andmed laekuvad meile läbi siis aruandlussüsteemi, mis on ühendatud ettevõtete finantsarvestusprogrammidega. Ja nende andmete pealt siis ka eeltäidetakse deklaratsiooni vorm. Ja see näeb välja niimoodi siis, et ettevõtte oma süsteemis on andmed mängijate lõikes, on andmed erinevate nende mänguplatvormide lõikes, kui palju panuseid on tehtud. Korraldaja peab veenduma ka selles, et mängija konto ja siis konto, kust see panus tuleb, kuuluks ühele ja samale isikule ja seda korraldaja peab meile loamenetluse protsessis ka selgitama, tõendama. Ja siis juba filtreeritud andmed just selles osas, mis on see võitude ja panuste ja võitude vahe, tuleb enda süsteemidesse. Nii et meie jaoks on oluline just kontrollida neid nõudeid, mis on kehtestatud hasartmängu seaduses, ja seda me loamenetluse raames kontrollime. Võib-olla mainin ka seda, et hasartmängu korraldajal on tegelikult ka kohustus jälgida ka need maksevood, ehk siis kui tekib tal kahtlus rahade päritolus või ta näeb, et mängija ei ole
suuteline võib-olla selliseid sissemakseid teha, siis ta peab samamoodi täpsustama selle raha päritolu ja siis kahtlastest tehingutest peab teavitama rahapesu andmebürood. Aga mu küsimus on selles, et kuidas siukene tegevus, ma nüüd küsin Maksu- ja Tolliametilt, on, mis puudutab, kui ma võtan näiteks Vivatbeti, iga 10. külastus oli see eelmise aastal 1 kuu jooksul Serbiast, iga 20. Venemaalt ja on võimalik panustada Venemaa liigadele massiliselt mängida, et ütleme seal Venemaalt. Kuidas siis antud juhul see niisugune eksterritoriaalsus rakendub, mis puudutab ka ütleme finantstehingutes ja nõnda, mis puudutab sanktsioonidega, siin on ütleme raha liikumine, et kuidas sanktsioonide järelevalve tagatakse niisuguses asjas. Ja teine on moraalne perspektiiv, et niisugune, et kui me maksuraha saame, selgub hoopis panustamisest ja tulust, mis on, ütleme, mina ei tea, mis jalgpalli või boksi seal Venemaal on, et ütleme, et siukene äri on siis aset leiab, eks ole, täiesti legaalselt litsentsidega. Konkreetselt ma viitsin Vivatbetile, kas Maksu- ja Tolliamet on Vivatbeti uurinud ja kas moraalselt on kõik normaalne, tundub Maksu- ja Tolliameti vaates, niivõrd, kuivõrd Maksu- ja Tolliamet saab seda hinnangut anda. Ja teine on, et kuidas ta sanktsioonide järelevalvega on seoses? Jällegi maksusaladuse kaitse tõttu ei saa konkreetseid menetlusi kommenteerida. Saan kommenteerida üldiselt seda, et olenemata asukohariigist me kohtleme isikuid võrdselt, ehk siis kui nad tahavad ükskõik kust riigist tulla pakkuma Eestisse hasartmängu, siis peavad nad vastama samadele nõuetele ja kogu see loamenetluse protsess näeb täpselt samamoodi välja. Ehk siis see, et me peame kontrollima, et kust raha laekub, kuidas laekub täpsemalt, et siis oleks verifitseeritud see isik ja tuvastatud isik, kes ühesõnaga, et hasartmängu korraldaja peab looma süsteemi, et tuvastada isikud. Et see on seotud ka erinevate nõuetega, mis kehtivad Eestis, näiteks et vältida alaealiste või ka hambi nimekirja kantud isikute või ka kaotuslimiidi ületanud isikute mängima lubamist. Ehk et meie jaoks on, me teame siis või oleme veendunud, et hasartmängu korraldaja on omalt poolt teinud kõike, et tuvastada seda isikut, kes mängib ja on ühtlasi öelnud, et makse laekub samale mängijale kuuluvalt kontolt. On see arvelduskonto või on muu maksevahend. Ja mis puudutab moraalset sellist hinnangut, siis seda me ei anna, me lähtume kehtivast seadusest ja rakendame seda, mis on siis vastu võetud. Arusaadav. Ma küsin nüüd Rahandusministeeriumilt proua Liivamägilt, et meil on näiteks liiga või mingisugune on, eks ole, Venemaal tegutsev on USSR. Venemaa kodanikud mängivad, nõnda Vivatbet on niimoodi vahendab, ütleme, kas see on õiguspärane, et niisuguste Venemaa spordi asjadele panustatakse ja Venemaa kodanikud seda panustavad ja see toimub nagu Eesti õiguskeskkonna raamis. Et kas see on moraalselt Rahandusministeeriumi hinnangul aktsepteeritav ja see on ka õiguslikult täiesti normaalne või lubatud, et siin ei ole ei moraalset ega õiguslikku probleemi? No ettevõtjad ei pea käituma mitte Rahandusministeeriumi moraalse hinnangu järgi, vaid ikkagi selle järgi, mis on seaduses. Ja kui sanktsioonid kohalduvad, kas siis isiku osas, ettevõtte osas, kes on siis Eesti ettevõtja teine partner Venemaal, siis ei tohi. Ja kui sanktsioone ei ole kehtestatud, siis me ei saa praegu küll kuidagi takistada, et igal ühel võib see moraalne kompass olla erinev, et ja mõnikord selles sektoris on see raha on võib-olla moraalist üle. Aga et jah, mõtlen, et see moraal sellega me ei saa sundida ettevõtjaid kuidagi teistmoodi otsuseid tegema. Ja, aga meil praegu... Aga mis ma tahan öelda, et nagu nendest küsimustest ja vastustest siin välja koorubki, et see ongi valdkond, kus on nagu väga raske järgida või ütleme riigi poolt tagada seda, et kõik reeglid oleksid järgitud, sellepärast et see tegevus ja palju ka mängijaid ongi teistes riikides, mitte Eestis. Et see oli üks põhjus, miks me koos kogu selle maksumäära langetamisega tegime siis kõik võimalikku enda poolt, et neid järelevalve hoobasi saaks rohkemaks.
aga noh, nii palju, kui meie päris lootsime, ei tulnud, aga päris nii-öelda tühjade kätega siis Rahapesu Andmebüroo ja Maksu- ja Tolliamet ka ei jäänud. Ehk et neid järelevalvet on nüüd sellest aastast alates võimalik ikkagi paremini teha. Me praegu on olukord, et Eestis mitte tegutsevad ettevõtted, küsimus ei ole selles, et kas on keelatud või mitte, praegu olukord on nagu äraspidijaks asetunud. Eestis mitte tegutsevad ettevõtted vahendavad ka Venemaa kodanikele Venemaa mänge, ma ei tea, mis see USSR liiga on, ja meie ju tegelikult riik on praegu ju litsenseerib seda ja vastupidi, mitte lihtsalt ei litsenseeri varasemas korras, vaid on efektiivne maksumäär on praegu 0. Noh, ütleme, soodustab seda tegelikult. Tehiolud on välja kukkunud. Ütleme, hästi nüüd maksumäär tõuseb, aga jääb madalamaks. Et siin ei ole küsimus isegi mitte selles, et kas me seda oleme kinni pannud või keelanud, et niisugused mängud ei saaks meie litsentsidega toimuda, eks ole, Venemaa mängud, vaid vastupidi, me ju loodame sellest vähemalt, ütleme, Rahandusministeerium on ju kooskõlastanud selle eelnõu ja toetas seda eelnõud. Et kas see iseenesest on praeguses olukorras, ma saan aru, Venemaa mängud, nende ettevõtete poolt vahendamine on õiguspärane Eesti Vabariigis? Kui sanktsioonid ei kohaldu, siis jah, aga mis puutub meie poolt kooskõlastamisse, siis ametlikult seda pole olnud. Küll aga jah, loomulikult me olime eelnõu koostamise käigus osalised, oma panuse andsime ja meie hinnang ja ettepanekud eelnõus lähtusid sellest, et riiklik riskihinnang, mis septembris avaldatud sai, tõi välja kaughasartmängu valdkonna kui kõige suurema rahapesuriskiga, ehk et meie jaoks on see väga problemaatiline ja kui oleks olnud Rahandusministeerium teha, siis me ei oleks ise pakkunud välja selliseid seadusemuudatusi, mis oleksid kutsunud Eestisse rohkem litsentsitaotlejaid, et me peame ikkagi arvestama enda võimekusega neid järelevalvata ja et siin see tasakaal võib-olla ei ole kõige paremas kohas. Andke andeks, mis te mõtlesite, et mida te pidasite silmas, et Rahandusministeeriumi kooskõlastust ei olnud? Kuna see eelnõu algatati Riigikogu saadikute poolt, anti Riigikogule üle, siis sellised tavapärased kooskõlastamised, neid ei toimunud. Saadikud algatasid ja toimus ainult Riigikogu menetluse. Jah, meie ekspertidena aitasime seda eelnõud saadikutele ette valmistada. Me olime kaasatud Riigikogu menetlusse, aga sellist, et ministeerium esitab eelnõu, seda ei olnud. See on tehniline täpsustus lihtsalt. Aga kui ma vaatan tegelikult nüüd praegu Vabariigi Valitsuse arvamust, siis vastavalt protseduurile küsib valitsuse arvamuse eelnõude kohta, või valitsus esitab arvamuse. Ja siin on küll härra Ligi allkirjaga on ilus arvamus, kus on peotäis, ütleme, tehnilisi pügalaid, ma ei tea, millise ulatuses neid arvestati või mitte eelnõu menetlemise käigus, aga härra Ligi allkirjaga on küll, et toetab. Vabariigi Valitsus toetab seda, tähendab, antud juhul, kuidas see välja näeb nõnda, et valitsuse istungil, nii palju kui ma mäletan, eks ole, palutakse vastaval ministeeriumil esitada valitsuse arvamus ja seda ministeerium korrektselt ka tegi, ehk tegelikult valitsus ju läbi Rahandusministeeriumi või Rahandusministeerium valitsuse egiidi all, kuidas seda iganes kumba pidi võtta, avaldas ju toetust sellele eelnõule. Või ma sain valesti aru? Jah, valitsus avaldas toetust, härra Ligi enda seisukoht päris selline ei olnud ja seepärast härra Ligiga allkirjaga kiri oli ka, et ettepanekud seaduse muutmiseks. Ei, härra Ligi allkirjaga kiri oli, ma ei taha kuidagi härra Ligile sõnu suhu panna, aga ma tahan siin anda õigust ka Tanel Teinile praegu, et siin on kuidagi niimoodi, oli selge seisukoht oli, et valitsus toetab seda. Ja härra Ligi kirjutas sellele alla valitsuse liikmena. Jah, seda küll, jah, niipidi, jah. Lihtsalt see, mis ettepanek valitsusse Rahandusministeeriumist läks, oli siis sõnastatud teistmoodi, aga valitsus toetas ja loomulikult ja härra Ligi valitsuse liikmena ei vaielnud sellele niimoodi vastu. Ja. Ei vaielnud vastu, te teate, jah? et härra Ligi seisukoht oli, et kuna see on koalitsioonis kokku lepitud, siis nii on.
et tema valitsuse liikmena ei saa siin võtta teistsugust seisukohta, et Eesti koalitsiooni valitsustes ikka on, et kui kokku lepitakse, siis on kokku lepitud. Et kõik said midagi. Et maksutulud vähenevad, Vene kodanikud saavad mängida USSR liigas 0 väiksema maksumääraga ja valitsus, no aga nii, mis ma norin. Aga vabandust, te ütlesite, et valitsus läks härra Ligi teistsuguse kirjaga. Seal valitsuse, see on avalik, mis Rahandusministeerium saatis, me saatsime oma märkused, et mida seal eelnõus võiks kohendada ja suurt osa neist võeti hiljem arvesse ka. Arusaadav, aga mitte neid asju, mis puudutas, aga kas Rahandusministeerium toetas rahapesu andmebüroo muret ja seda põhimõttelist käsitlust, mis puudutas kontoritasu riigis ja need baaskriitikad, mida paraku andmebüroo enda hinnangul, ma lugesin ka Mäkkeri avaldused olid siin ajakirjanduseks, arvesse ei võetud. Kas neid Rahandusministeerium tegelikult peab vajalikuks rakendada või te ei pea neid vajalikuks rakendada? Me väga toetasime rahapesu andmebüroo välja toodud murekohti, et neile tuleb lahendus leida. Aga kui küsimus on selles, et kas me toetasime seda, et litsentsi saamise eeldus on Eestis registreeritud ettevõtte olemasolu, siis me siin leidsime, et see võib vastuollu minna Euroopa õigusega, et kaupade ja teenuste vaba liikumine, et me ütleme, et ainult Eesti äriühingule tohib Eestis luba anda. Selles ajaraamis, kus seda eelnõu menetleti, ei jõudnud me nii põhjaliku analüüsi teha ja siis me pigem sellise ei toetanud sellist seisukohta, mis hiljem ei pruugi siis pidama jääda, ehk et siis Eestis seda äriühingut. Ja me nägime seda, et ega lihtsalt Eestisse äriühingu registreerimine tegelikult ei anna midagi, kui süsteemid, mängijad, tegelik juhtkond, kõik asuvad välismaal, eks ju. Et pigem proovisime siis leida lahendusi, kuidas takistada selliste riskantsemate ettevõtete Eestist loa saamist, kui seda, et nad lasta siia ja siis hiljem tegeleda nende järelevalvega. Nii, härra Allar. Aitäh, et kas nendel aruteludel, et seda mitte laekuvat raha mingil teisel viisil riigikassasse saada, kas nendesse on ka pühendanud olnud siis Rahandusministeerium, on teie käest mingit nõu küsitud, on mingite lahendusteni jõutud, kes seda ettepanekud on teinud, et nüüd kui raha võib-olla jaanuaris, veebruaris, ma ei tea, kui kaua siis ei laeku, et siis kuidagi teisel viisil heatahteliselt see raha jõuaks mingis osaski nii ütelda riigieelarvesse. On selliseid arutelusid ja kui on, siis mis on praegused välja pakutud lahendused? Aitäh. Te mõtlete seda nüüd, et see praegu on õnnemängudel maksumäär 0, on ju? Siin on põhimõtteliselt me oleme Maksu- ja Tolliametiga läbi mõelnud kõiksugu erinevaid variante, et mis võiksid olla siis lahenduseks nende ettevõtete jaoks, kes tahaksid maksta, et siin Eesti Hasartmängukorraldajate Liit on öelnud, et neil ei olnud mingit õigustatud ootust, et seda maksumäära ei ole, et nad on arvestanud sellega, et see kehtib ja nad tahaksid oma kohustust täita. Siis kuna maks on seadusega pandud kohustus, et siis me ei saa rääkida maksumaksmisest, et sellist vabatahtlikult maksumaksmist Eesti õigusruumis ei ole, et vabatahtlikult maksmine on annetus. Ja seda annetust on võimalik teha kahte moodi, et otse Kultuurkapitalile, mis siis saabki raha kohe siis kultuuri ja spordi toetamiseks. Ja kuna Kultuurkapitalile ülekantav annetus on tulumaksuga maksustatav, siis sealt pealt laekub siis ka riigieelarvesse, eks ju, tulumaksuraha. Ja teine alternatiiv on kasutada siis ühte Rahandusministeeriumi 5 kontost, kuhu raha kanda, mis on ka annetus ja sellelt tuleb ka tulumaksu maksta, aga selle erinevus Kultuurkapitalile kandmisest on see, et Rahandusministeeriumi kontole kandes tuleb raha lihtsalt riigieelarvesse, sellel ei ole silti küljes ja see, et
kas ja millal tema jõuab sealt kultuuri- ja spordivaldkonda, on siis valitsuse otsustada või teatud juhtudel Riigikogu otsustada, et oleneb, et kuidas seda teha, et see eeldab seal eraldi kas seadusemuudatusi, mingi reservi rahaeraldusi, et see ei ole nii otseselt kultuuri- ja spordivaldkonda minev. Et need variandid on ja kuidas siis ja kui palju ettevõtteid neid variante kasutavad, see on siis selgub selle järgmise kuu jooksul. Aga tähendab, päris täpselt ei saa aru, et ma saan aru, et Hasartmänguettevõtete Liit või on, eks ole, et nendest vist, et kokku on Eestis tegutsevaid hasartmängu, kui me võtame selle proportsiooniga, nagu Maksu- ja Tolliamet ütles, et pool rahast laekub mitte Eesti ja pool laekub Eesti ja sellest omakorda pooled, kui ma lugesin 11 ettevõtet deklareeris, et nad oleksid valmis vabatahtlikult maksma, siis no ma ei tea, siis selle riigieelarve kontole tegema siis selle, ma ei tea, siis käibe või selle siis panuste ja preemiate vahe maksustamise osa saatma. Aga kas Rahandusministeerium, proua Liivamägi, astub ka mingeid samme, et see suur hulk Vene ja Valgevene kodanikku siin, ma vaatan näiteks Kugešašvili, eks ole, kes on ja Saaja Patakamone-Šišvili, aga kus nemad saavad üldse teada tegelikult niisugust asja, et üleskutse mingisugune on, et kas siis Rahandusministeerium on üleskutse teinud, et makske vabatahtlikult või et Kamone-Šišvili ja Kugešašvili ei pruugi teadagi saada sellest, et ütleme, Gruusias ei pruugi niisugune info või kus nad iganes asuvad Venemaal ju jõudagi. Te informeerite neid tegelikke kasusaajad või et ütleme, niisugune olukord välja kujunenud, et viga on tehtud nii-öelda, ja et teil on võimalus maksta riigile tagasi. Kas te informeerite neid või informeeri ja pigem siis jääb tõenäosus, et nad ei teagi seda? Nad loegi Eesti lehti. Minule teadaolevalt on rahanduskomisjoni esimees ja härra Tanel Tein ka tegelenud sellega, et ettevõtjatega suhelda, aga omalt poolt teeme seda, et anname nendest variantidest teada Eesti Hasartmängukorraldajate Liidule tõesti, seal kõik, see ei puuduta enamasti välismaiseid ettevõtjaid. On meil Eestis ka, ütleme, sellised välismaistel ettevõtjatel omad esindajad, et ka neile, nad just hiljuti kirjutasid meile, saame neile teada anda, millised variandid on, aga tõsi, et entusiasm Eesti riigi eelarvesse panustada on suurem Eesti ettevõtjatel kui siis nendel välismaistel ettevõtjatel. Nii et Rahanduskomisjoni esinaine teie andmetel on tegelikult võtnud siis endale seisukoha, et tema selle väga eksootilise seltskonna tegelike kasusaajatega võtab ühendust ja annab neile teada siis, et kogu selle seltskonnaga, kes seal on siis need. Seda ma ei tea, kas kogu seltskonnaga, ma tean seda, et nad suhtlevad ettevõtjatega, aga kes need konkreetsed ettevõtjad on, selles osas minul info puudub. Sest meil on küsimus et aga keda lugeda kellega suhtlemise all, kui ma tõin ühe näite, kus näiteks Sakartilo puhul, eks ole, ühelt poolt on Eesti äriregistride andmel Potšarnikov, aga Küpros on Sakartilor Christodoulou, kellega siis suhelda? Kellele öelda, et maksa Eestile tagasi? Et kui me võtame näiteks selle konkreetse näite, et kas siis mõlemaga suheldakse, Rahanduskomisjoni esinaine lubas või te teilt ei tea täpselt, et kellega? Ma ei tea. Ma tean seda, et nad ütlesid, et nad suhtlevad ettevõtjatega just ka selles kontekstis, et kuidas ettevõtjatele kõige mugavam oleks siis oma sellist vabatahtlikku annetust teha, aga kellega nad on suhelnud, milliste kontaktide kaudu, see info minul puudub. Arusaadav. Aga mul on küsimus veel, et jaanuaris ma vaatasin, on Maksu- ja Tolliametilt, mul on küsimus, on paar ettevõtet, kui ma õieti sain aru, veel taotelnud litsentsi või üks on vist litsentsi saanud ka. Mis ettevõtted need olid huvi pärast? Täpsustan, et käesoleval aastal veel ühtegi uut loa taotlust ei ole meile laekunud. Küll aga me väljastasime juba jaanuaris luba ettevõttele, kes on taotluse esitanud eelmisel aastal ja menetluses on praegu veel 4 korraldusluba meil.
Aga kui tohib küsida, mina ei tea, mis see menetlusprotseduur on, tohite neid öelda või see, kellele loa väljastasite, see peaks olema avalik, eks ole ju. Load on ju kodulehel väljas, eks ole. Kes see oli, kellele te loa väljastasite ja kui te saate öelda, et kelle omad menetluses on lihtsalt, et kes need tegelikult kasu saada, oleks huvitav teada? Ausalt öeldes jään praegu vastuse võlgu, et ei ole vaadanud seda infot. Arusaadav. Kui see maksusaladusega ei tohiks olla minu ettekujutuse järgi seotud, et siis äkki palun esitage nad komisjonile. Aga selge, siis komisjon võtab selle informatsiooni praegu, ma arvan, teadmiseks, et meil on küsimärgid, mis puudutavad laekumist, siin oli see erinevad vastakad seisukohad kõlanud, mis puudutavad probleemid, mis on seotud rahapesuriskidega ja probleemid, mis on seotud siis kõlbelised ja sellised küsimused, need ongi tegelikult siis seadusandja hinnata ja seadusandja siis neid valikuid langetab või on langetanud, millist tegevust siis soodustada ja millist tegevust tõkestada. Aga ma tänan kõiki ametnikke ja komisjoni liikmeid ja sellega loen komisjoni istungi lõppenuks. Aitäh!